Nii, tere kõigile, kell on saanud 3 ja alustame Setomaa vallavolikogu maikuu istungiga. Einar, sul oli käsi? Ei vaatasin ülekande puhul mingi action liidet. Aitüma kõigile, kes osalesid Meremäe valla ringreisil ja aitüma korraldajatele, kes programmi kokku panid ja ma arvan, et me kõik saime kogemuse võrra rikkamaks ja silmaring on meil palju laiem ja nüüd teame, mis on ka Meremäe ilud ja võlud nii-öelda. Ja vead. Vigu me ei leidnud. Vigu ei leidnud. Ei taha mitte, me tagasi. Nii, tasa. Meil on ette valmistatud 8-punktiline päevakord. Päevakorrapunkti number 3 osas on väikene muudatus kaasettekandja osas, kuna Einar Oinak komisjoni esimene peab tõesti viibima eemal ja ei saa istungil osaleda, siis kaasettekandja teeb Aivar Adari, aseesimees. Aitäh! Kas kellelgi on päevakorra kohta küsimusi, ettepanekuid? Ei ole, siis panen hääletusele 8-punktilise päevakorra. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt nõus, 14 poolt häält. Nii, esimene päevakorrapunkt ja peaaegu traditsiooniliselt sõna valla valitsusel infominutid ja Raul, palun. Jaa, tervist veel mu poolt. Ma ei tea, kus ma seisma peaksin. On see hea kohta? On. Nii, kaamera ees. Alustan jällegi traditsiooniliselt siin natuke eelarve ülevaatest, et eelarve sees loomulikult on mingi teisi või täpsemaid numbreid ka, aga üldised numbrid toon nagu välja. Tulumaks on meil laekunud siis niimoodi nagu kassapõhiselt, et mis sellel aastal mitte tekkepõhiselt, et kassapõhiselt siis juba üle 1 miljoni, see on 42,26% planeeritust. Võib öelda, et eelmisest aastast on tulumaksu laekunud nagu arvu või ütleme, et siis summaarselt peaaegu 100 000 rohkem. Meil on plaan muidugi oluliselt suurem, aga tundub, et tegelikult on jätkuvalt nagu hästi see laekumine. Maamaksu on meil 114 000 laekunud ja see on 63,71%. See on nagu eelmistel aastatel ja nagu teate ka, et siis on siin kevade pool üks makse ja sügisel on siis järgmine makse. Põhitegevuse tulusi 5,7 miljonist oleme täitnud 2,18 miljonit, see on 37,9% ja põhitegevuse kulusi oleme siis teinud 2,02 miljonit ja see on 35,14% nagu protsenti planeeritust. Ja investeerinud oleme siis juba siis peaaegu miljonist 6,5 ja see on 67%. Vallavalitsuse istungitelt, et on siis selliseid punkte, mida ma olen välja valinud. Mõned on sellised väga pisikesed, et ikkagi sotsiaaltoetused on peaaegu igas vallavalitsuse istungis. Aga näiteks, et koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumine alates siis 1. septembrist. See tähendab, et nooremat last kui 7 aastat tahetakse kooli saada, siis tehakse hindamine ja nii edasi. Siis Värska lasteaia sulgemine mitte igaveseks, aga ainult suveperioodiks. See on 2 nädalat ja see on hoolekogu ettepanek ka. Arutelud käivad siin ka nüüd Meremäe ja Obinitsa osas sama, kõikidest lasteaedadest. Riigihanke siis Värska talumuuseumi lauda heinaküüni rookatuste rekonstrueerimise pakkuja edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine. Et see on meil hea meel, et tegelikult selle pakkuja üldse me saime, see on nagu pikalt veninud ja mitu aastat ja
projektiraha on siin ja tegelikult pakkumus on ka päris hea, nii nagu planeeritud. Lüübnitsa küla arendamiseks osalise hüvitise määramine, lihtmenetlusega hanke siis Setomaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 23-35 koostamine väljakuulutamine, nii et ÜVK kava on siis hankekeskkonnas üleval. Projekteerimistingimuste väljastamine passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. Need on siis Uus-Vada ja Värska külje all. Need on veel see eelmine vist rahaeraldus kiire interneti osas, et vist tähtaeg hakkab lähenema, sest paljud, kes selle raha on saanud, siis nüüd midagi liigutavad. Siis tolmutõrje teostamise hinnatõusu kinnitamine, siis 2 üldkoosolekut on osanik Setomaa halduse majandusaasta aruande kinnitamine, see on ja siis Setomaa perearst 2021 majandusaasta aruande kinnitamine. Vald on ka saatnud välislähetusse enda töötajaid, allasutuste juhte ja need on enamus kõik mingi projektidega seotud nagu välislähetused. Oleme kinnitanud siin kuningriigi päeva piletihinnad ja laada kohatasud, lähiaadressid ja sihtotstarbeid määranud, ehituslubasid, kasutuslubasid, projekteerimistingimusi veel väljastanud, et neid on nagu pidevalt. Siis avalike ürituste lubade andmine on ka nagu hoogu saanud, sest kevadisi üritusi ja on nüüd tulemas ja juba toimunud ka. Siis laagris osalemisega seotud taotluse rahuldamine, see on huvihariduse poole pealt. Ööveldamise tunnihindade muutmine, jällegi ikkagi kallinemise poole, seal on see kütuse komponent, mis on ka siis lepinguga meil fikseeritud, et kui palju ja mida siis tunnihindasid tõsta saab, täpselt nii palju, kui kütus on nagu ka siis kallinenud. Oleme sunniraha määranud, see on Lüübnitsa, pikka aega oma ehitustegevust teinud inimesele. Seal meil nüüd veel 30 päeva pole läbi, arvatavasti tulevad mingi vaided, aga me vaatasime, et me nagu ei saa seda nagu kogu aeg pealt vaadata. Eluruumide üürile andmisi on ka mitmeid, enamus on siin nüüd see Värska korterid siis ukrainlastele. Mis siis veel, et niisugune Common Peipsivees ja sadamate projekti lõpuüritus oli siin, käisime kõik need sadamad läbi, Vastmarost Värskani, president Setomaal, väga paljud said vist ka osa. Aga ma arvan, et tuleb kuningriiki ka veel lubas tagasi tulla, aga ma arvan, et see tähelepanu pööramine just Setomaale, see ongi nagu kõige tähtsam, et ta siia visiidile tuli ja ma arvan, et see oli nagu sisukas ka. Siis 9. klasside viimane koolikell ja ka vallavanem vastuvõtt, see oli laevasõit, Reegimaja laevasõit. Mulle tundus, et see päev läks hästi, noored olid natuke ka laevasõidust, isegi Elevil, võib-olla Värska omad olid sõitnud laevaga, aga teised ei olnud ja kõik olid ka kohal, nii et väga tore. Siis Piirivere liitri juhatuses ja üldkoosolekutel kaasalöömine ja ka selle viimase vooru tulemuste kinnitamine, et need tulemused on kinnitatud, et ja paremusjärjestus on seal siis selgunud. Einar oli ka komisjonist, aga jällegi sai päris palju ja ma arvan, et meie taotlejad olid ka edukad, et väga tublid. Siis on sõlmitud ka osanik kivikuvandiga töövõtuleping siis laululava ehituseks. Meil on ametnike koosolekuid ja allasutuste juhtide koosolekuid. Vallavalitsus oli Meremäel nädal aega, Meremäe nädal. Tean, et ka Mikitamäe tiigi teemat on
Tiigi teemal on see arutelu ja siis selle maaomanikuga on nagu läbirääkimisi peetud, et nüüd peame seal mingi pakkumise tegema, vaatame, kas siis saame kaubale ka, et iseenesest seal on täiesti võimalik see. Siis Obilitsa 370 heakorra osas on kaasa löödud, on siin vald kaasa löönud ja ka Paasapäeva parkla aluspind on siis nüüd nagu loodame nüüd mitmeks aastaks, et parklaks valmistunud, et ma loodan ka väga, et nagu sellel aastal juba saab seal peal parkida. Siis vallavalitsus on ka arengukava 2 pikka päeva arutelusid pidanud ja eelnõu hakkab valmis saama, et siis ta esitada. Siis Saatse muuseum näitus pluss konverents sinna juurde oli tegelikult mõtlema panev ja ka vaidlust tekitav, just keele osas, seto keele ja seto keele ja riigi käsitluse murrete osas. Nii et ju see läheb ka nagu edasi ja saabki selgeks rääkida. Siis see Meremäe ringil või Meremäe piirkonnas on bussipeatused, niimoodi kooliringi bussipeatused valmis saanud. Et oli vist see, et üks märk sai valesse kohta, aga vahetati kiirelt ümber, aga töötegija ei teadnud õiget asukohta. Siis Seitsmemäe arutelu, see on lõunalaagri ühe turismiobjekti juurde rajamise, kus RMK on nagu peaeestvõtja, aga seal, et üks koht nagu juurde saaks ja võib-olla Seitsmemäe juurde ka üks selline vaateplatvorm ja et see on RMK maa peal, aga vald on ka nagu kindlasti seal osaline. Teeme ära päevi või teeme ära, alguid oli mahekonverents oli Võrus, kus meie poolt koolide delegatsioonid ja osalesid. Oleme aru pidanud ka õpilasmalevate nagu tööde üle ja 3 piirkonnas kõik Meremäe, Värska, Mikitamaa toimuvad siis valla õpilasmalevad. Ja mõtlesin neid töid välja siin ja läbirääkimised. Ära mainimist vajab ka, et õpilasfirmade laad, 8. laadkonkurss oli Värskas ja võib-olla siis ehituste poole pealt Mikitamaa ehitus käib. Ma nagu loodan, et ega seal need hädad lõpuni nagu lõppenud ei ole, et alati kuskilt ilmub midagi välja, aga tegelikult seal ikkagi ehitus käib, mehed on peal ja saame ta lepingu järgselt nagu valmis. Nii et see oleks niisugune lühike ülevaade tegemiste osas. Aitäh, Raul. Küsimusi Raulile. Palun, Rein. Ma küsin oma 2 küsimust ära. Esimene küsimus on, et Setomaa perearstiga, kas seal on üldse mingit liikumist ja mingit perspektiive? Ja teine küsimus, et sa kõneli sellest internetivalmidusest, vist mingist ajast ja Uussada nimeti ka, et mis seal siis konkreetselt siis Uussada, mis seal siis muutus või millest jutt käib? Nii, perearstiga kulutused on makstud natuke isiklikku sõiduautot siis nii juhatuse esimehele, et kulutused on seal sellised, aga mis seal nagu muutunud? No ei ole muutunud ja just arutasime, et proovime uuesti. See nüüd mõte oli see, et saada ka ülemeelitada võib-olla Värska perearst, Setomaa perearsti, Luhanska nagu terviseagentuuri all, Värska perearsti alla koos õega, siis saaksime teise koha avada õega. No lihtsalt ei ütlesite, et ei tule. Ja nüüd ongi me oleme ka mõelnud seda, et nagu jõuga teha, et näiteks üles öelda rendileping. Siis võib juhtuda see, et kui meil tagataskust midagi võtta ei ole, siis me oleme Värskast ka veel perearstita. Ja praegu oligi, et leppisime just Peeter Sibuga kokku, et siin lähiajal, et mõtleme, kutsume kokku ja jälle strateegilist plaani nagu pidada, milliseid tegevusi. Vist augustis või juuli lõpus tuleb jällegi see tähtaeg, et
et nagu väga keerukas ja pigem on mure ju hoopis see, et selle niinimetatud Värska perearsti nimistu väheneb. Nimistu liikmete või inimeste arv väheneb ja see tegelikult näitab, et ka Värska perearsti teenus ei ole nagu hea. Et miks inimesed hääletavad jalgadega. Ja et tegelikult on tõsine probleem, ja see kokku on see, et me ei saa ka lahendatud nagu Meremaa osa nagu, et väga keerukas, et pole seal nagu edenenud midagi, aga igal juhul strateegilist plaani peab nüüd jällegi nagu pidama, et mis teha. Siis see kiire internetiühendus on see hea, et kui sa nagu täpsemalt luuakse nüüd Uusvada külas, kui just Uusvada vaadates, siis Uusvada külas luuakse seal peaaegu mingi 10 ühendust kiire interneti taludeni kõik välja veetakse. Et see on, ma arvan, et see on Korle, mis see oli firma, Korle. Kaabel või õhu kaudu? Õhu kaudu. Et aga kaabliga nagu kaabel tuleb siis õhkpostidest. Ütleme, et see põhikaabel veetakse praegu elektrikaabli või seda postide kaudu ja tuleb majadeni nagu välja. Nii et me tegelikult saaksime, me andsime kooskõlast, me saaks selle äkki plaani saata Eerika või kust me saadame. Martin saadab äkki ära. Arvates on olemas plaan. Jah. Kõik tuleb ja see teine on, mis on projekteeritud, on siis Värskas on Värska alevikus kohe see Kaldatänav, Allikatanav. Teda, ei, mõlemad. Teda nüüd andsime välja, aga projekteeritakse ka seda Kaldatanavat. Nii et need on nagu eelmisest, mul on tunne, et need on nende eelmisest ajast hanke võitnud ja siis on nüüd nad kiirustavad seda nagu lõppu tegemas. Nii et selles mõttes midagi. See, mis see uus hange nüüd on väljas, seda käib ka. See on huvitav, sest E-levi sai ka seal mingeid rahasid ja sõlmislepingud ja kas see topelt siis nüüd? Jaa. No, okei. Nii et internetiks. Palun, küsiks ka siis 2 küsimust ära, et esimene laul, mis siis selle Värska laululava lepingu sõlmitud prognoositav nagu lõppmaksumus tuleb vallale? Kokku on lepingu hind 267 000 koos käibemaksuga. Ja see on siis lõplik summa, mille teid peab? Lõplik summa, jah. Et me ei näe, ehituse käigus võib juhtuda ikkagi, et midagi halvasti projekteeritud, äkki on tööde vähenemist, tööde juurde tulemist, aga need on ikkagi väikesed summad. Ja teine küsimus on see, Meremaa koolis on päris pikka aega ka probleem esimeses klassis selle ühe õpilasega on tarvis, mis paistab ikkagi abi väljastpoolt, mida ei ole suudetud nagu siin kohapeal ära lahendada, et mis sellega? Meil Karin on tegelikult sellega pikalt tegelenud ja täna on Rajaleidja seal ja Rajaleidja, kes annab soovitusi ja veel Sotsiaalkindlustusamet ka veel tuleb. Nendel sellistel keerulistel nagu asja või juhtumitel ei olegi nagu ühest lahendust, et on nüüd tugiisik pandud sinna, kes ei saa ka nagu hakkama või et tekitab probleeme. Aga küsimus on tegelikult selles, et kool ei saa või valg, et last ei saa, esimese klassi last ei saa koolitööst nagu kõrvaldada ja peame talle leidma võimalused nagu selle hariduse andmiseks. Selleks peab nagu otsima neid võimalusi, kas siis on mingi üks-ühele õpe või on keegi, kas on õpetajast probleem, on lapsest probleem, laps tegelikult ju väljas mängib ja on sõbralik ja on teistega sõber, ta on kindlasti mingisuguse ärevushäire, et see üldjuhul kasvab välja millisegi ajaga, et praegu kogu tegelikult nii koolipere kui ka spetsialistid sellega tegelevad, aga
võib-olla on ka küsimus see, et võib-olla lapsevanemad natukene keeravad jällegi vinti üle teatud kohtades ja noh, seal ei ole ühest lahendust, aga me loodame nüüd, et ka tugiisikuga saame 2 nädalat nüüd kooli lõpuni selle tegelikult ikkagi ära teha, vaadata, et tal ärevushäireid ei tegi või hoida kõrvale ja vaata, mis Rajaleidja ka ütleb, et mis meetmeid me peame nagu rakendama selle juures. Nii ei saa, et me lapse viskame koolist välja. Ma võib-olla lisaks ka kommenteeriks seda, et omavalitsus on kohustus tagada koolis tugispetsialistide teenused haridusliku mõttes. Me oleme taganud nii psühholoogi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi teenused, need teenused on saadud. Selles mõttes, et öelda, et vald midagi tee, ei ole õige. Et me nagu toimetame ja need lahendused ei tule üleöö. See on nagu minu sõnum. Aitäh, Karin. Palun, Piret. Mul küsimus lasteaedade suvepuhkuse kohta. Kas jääb ka valvelasteaed? Kas kõik puhkavad ühel ajal? Et kuidas see sel suvel siis plaanitud teha? Praegu nii, et Värskas on nagu 2 nädalat nagu kinni ja seal siis nagu mõeldud selle pärast, et käivad ka nagu selle piirdaja remont, et olla samal ajal. Meremäel ja Obinitsal oli küll ka soov samal ajal 2 nädalat nagu puhata. Me vallavalitsus sellega väga ei nõustunud, et Obinitsa võiks olla 1-2 nädalal teisel, sest me teame, et siin piirkonnas käivad lapsevanemad nagu tööl ja viivad nagu lapsi. Ja minu meelest Mikitamäe on tegelikult kogu aeg lahti olnud, et nad on kõige tuglimad. Aitäh. On kellegi veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis on tema rool ja asume päevakorrapunkti number 2 juurde. Setomaa vallavalitsuse 2021 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Palun sõna ettekandeks Leia. Volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed. 2021 majandusaasta aruanne on päris mahukas, 76 lehekülge. Ja aasta aruanne siis sisaldab vallavalitsuse kui ametiasutuse andmeid, hallatavate asutuste andmeid ja ka valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute nagu OÜ Setomaa perearst ja OÜ Setomaa haldus majandustegevuse tulemuste kohta siis. Aruanne on koostatud vastavas Eesti finantsaruande standardiga. Majandusaasta aruande on auditeerinud OÜ ANC Auditus Vandeaudiitor Merike Kiisk. Kohapealset audiitori kontrolli ei toimunud, kõik dokumendid edastati meili teel ja 10. mail siis andis audiitor oma aruande. 11. mail tutvus vallavalitsus selle aruandega, kiitis selle heaks ja 19. mail tutvus aruandega ka revisjonikomisjon. Et konsolideeritud majandusaasta aruande koostas 2 osast, tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest. Tegevusaruanne on koostatud ja see on siis koostatud kõigi ametnike poolt. Sisaldab siis struktuuri, peamisi finantsnäitajaid, ülevaadet arengukavast, selle täitmisest ja tähtsamatest tegevustest ning ka 2021. aastal tehtud investeeringute ülevaadet, kus on ära toodud investeeringute kava summa, eelarvesumma ja siis täitmine. Ning raamatupidamise aasta aruanne koostab siis põhiaruannetest, milleks on siis bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, eelarve täitmise aruanne ja lisadest, mis täiendavad neid põhiaruanneid. Ja võib-olla natukene ka siis tähtsamatest näitajatest, et bilansi maht on 14,10 miljonit eurot. Põhivara moodustab sellest siis 10,43 miljonit eurot, käibevara 3,67 miljonit. 2021 aastal soetati põhivara 1,25 miljoni euro eest
ja põhivara amortisatsiooni arvestati 0,73 miljonit. Kohustusi on kokku siis vallal 5,66 miljonit, sellest laenukohustus on siis 2,93 miljonit ja netovara on 8,44 miljonit. Hetkel on vallal siis laenulepinguid 13 ja 15 ja üks lõpeb siis ära sellel aastal. Tulemne aruanne, et 2021 aasta konsolideerimisgrupi tulem oli negatiivne 0,28 miljonit eurot, tegevustulud kokku 9,08 miljonit ja tegevuskulud 9,33 miljonit, nii et siis tegevustulude ja kulude vahe on samuti negatiivne. Põhivara amortisatsioon ja ümberkindlus siis on 0,81 miljonit ja kokku tegevustulem on miinus 0,25 miljonit. Finantstulud, kulud moodustavad siis 0,03 miljonit. Eelarve täitmise aruanne, mis on siis tekkepõhine, et 2021 aasta täpsustatud eelarve oli siis kokku 8,11 miljonit ja täitmine 7,18 miljonit. Põhitegevuse tulud 5,75 miljonit eurot ja kulud 5,48 miljonit. Ja põhitegevuse tulem eelarve järgi siis 0,27 miljonit. Netovõlakoormus 36,2% põhitegevuse tuludest, aga kui me võtame siia juurde ka kõik Euroopa ja Eesti-Vene programmid, siis on netovõlakoormus 76,2%. Et 40% moodustavad siis projektidega seotud kohustused meie netovõlakoormusest. Ja audiitor on oma arvamuse andnud siis, nagu ma juba ütlesin, 10. mail ja audiitori arvates siis kajastab aruanne 31. detsembri seisuga finantsseisundit õiglaselt ja on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja võib-olla audiitor pööras rohkem tähelepanu ikka põhivaradele, kuna see moodustab finantsist üle 10 miljonit, et seal siis tehti ülevaade. See oleks kõik. Aitäh, Leia. On kellegi küsimusi ettekandjale? Ei ole, on sõnavõtusoove? Praegu. Oi, sorry, ma unustasin praegu Aivari täitsa ära. Jah, kaasettekandeks Aivarile sõna. Jah. Tervist ja revisjonikomisjonis aruanne Setomaa vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjon kontrollis Setomaa vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet, mis koosneb tegevusaruandest, ja raamatupidamise aruandest, audiitori hinnangust. Revisjonikomisjoni kohustuseks on avaldada arvamus Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruande kohta. Kontrolli eesmärk oli veenduda, et Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruanne ei sisaldaks eksimusi ega ebatäpsusi. Komisjon tutvus tegevusaruande ja raamatupidamise aruandega, hinnati aastaaruande esitluslaadi ja tervikumist. Setomaa vallavalitsuse majandusaasta aruande osas eksimusi ega ebatäpsusi, mis vajaks käesoleva revisjonikomisjoni aruande eraldi väljatoomist ei leitud. Revisjonikomisjon kuulas ära vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Leia Hääle, sõltumata vange audiitori Merike Kiist hinnangul kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigist olulistes osades õiglast grupi konsolideeritud finantsseisundi
seisuga 31. detsember 2021 aasta ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsulteeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsasutuse standardiga. Nii. Revisjonikomisjoni soovitus Setomaa vallavalitsusele oleks, et eelarveperioodiks ette nähtud rahalised vahendid kasutada eelarve aasta jooksul vastavalt investeeringute kavale. Investeeringute kava ette nähtud projektid, mis ei ole seotud eelarveliste vahenditega, viia ellu eelarveaasta jooksul, mitte jätta tegemata. Ja siis lõpetuseks ongi mul, et revisjonikomisjoni ettepanek Setomaa vallavalitsusele kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Minu poolt kõik. Aitäh, Aivar. On teilegi küsimusi ettekandjatele? Palun, Arno. On täpsustav küsimus. Valla hallatavad ettevõtted, OÜ Perearst, avalikus meedias, avalikkus on, et majandustegevust ei toimu. Kuidas siin räägid, kuidas siis saab toimuda mingi tasumine transpordi eest, kui majandustegevust ei toimu? Kuidas seda kommenteerib revisjonikomisjoni? Praegu koheselt ei oska öelda, kui sobib, siis üritan vastan meili täiesti. Mitte ei sobi? Ei sobi. No, palun, Raul. Et revisjonikomisjon ei saagi võib-olla kõigega kursis olla, aga sisulist majandustegevust perearsti, OÜ Perearst, Setomaa Perearstis tegelikult ka ei toimunud. On hüvitatud sõiduauto kulusid, mis on seesama otsimine, üritamine koosolekutele, et me oleme tegelikult käinud peaaegu 7 perearsti ja kuskilgi 5 õega rääkimas ja on kulutatud otseseid kulusid. Aitäh, Raul. Piretil oli käsi püsti. Mul väike täpsustus, et ehk oli sõnavääratus, aga ehk oli küll. Revisjonikomisjon teeb siiski volikogule ettepaneku. Jah. Mitte vallavalitsusele. Ei, jah, ongi jah, sõnavääratus. Revisjonikomisjoni ettepanek Setomaa vallavalitsusele, vallavolikogule, jah, vallavolikogule kinnitada Setomaa vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aitäh. Aitäh. Nüüd sai veel kord üle korrata, mida tegema peab. Nii on kellegi veel küsimusi Leiale, Aivarile, ettekandjatele. Ja on sõnavõtusoove. Palun, Rein. Jah, vallavalitsus, et ma tahaks järjekordselt eelmine aasta, kui ma kiitsin ka nii-öelda sõnalist aruannet, et ma arvan, et vallavalitsus on suure töö ära teinud, et nii-öelda kooskõlas arengukavaga sellisel kujul majandusaasta aruande näitamine on nagu väga hea ja asjalik ja sellega saab teha häid uusi arengukavasid. Aitäh. Aitäh, Rein. On veel kellelgi sõnavõtusoove? Ei ole. Siis aitäh ettekandjatele. Ja panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa vallavalitsuse 2021 aasta konsulteeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Kes on selle poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik 14 kohal viibid ühehäälselt nõus. Seega on majandusaasta aruanne kinnitatud. Nii, päevakorrapunkt number 3, halduslepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga. Palun ette, on teeks sõna. Raudade. Ettekandja olen mina sellepärast, et Marika Loodus on välislähetuses ja
ettepanek ongi siin sõlmida siis Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping, mille eesmärgiks on rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõlketeenuse korraldamisel kaasnevate kulude hüvitamine. Selle sisu on see, et kui meil tekib üürile andmisel või kui sisuliselt ukrainlastel tekib probleeme siis üürilepingu sõlmimisel, siis vallal on õigus maksta talle ettemaksu, et ta saaks üürilepingut sõlmida, sest linnades on nagu suur probleem, et küsitakse näiteks 2 kuu üürisumma ette ja siis vald nagu seda nagu toetab ja riik hüvitab siis nagu vallale selle summa. Ja samuti on ka veel siis tõlketeenused, mis on vaja nende ukrainlastega nagu teha ja abistada neid, siis riik samuti need hüvitab. Et me juba oleme näiteks oma üürilepinguga ukraina keelde nagu tõlkinud. Ja sellepärast on ettepanek see otsus nagu vastu võtta ja kas meil seda ka reaalselt nagu väga vaja läheb palju, siis eks seda nagu aeg näitab. Aga see on võimalus toetada siis Ukraina sõjapõgenikke. Aitäh, Raul. Palun kaasettekandeks Aivar Adari. Jah, aitäh. 20. mail siis meil toimus see sotsiaalkomisjoni koosolek ja sotsiaalkomisjoni koosolekul arutasime ning otsustasime ühehäälselt toetada eelnõu ja paluks esitatud eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh, Aivar. On kellegi küsimusi ettekandjatele? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 3, halduslepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga. Kes on selle otsuse poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh teile, kõik ühehäälselt nõus, seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4, Setomaa valla teehoiukava aastaks 2022 kuni 2025 kinnitamine. Taas ettekandeks sõna, palun Raul Kudra. Tõesti on ka nii, et Lauri Saar on ka puhkusel. Ja ka Lauri on mulle andnud natuke nagu siis tausta ka. Et teehoiukava 2025 eelarves on selle aasta eelarves on planeeritud teede investeeringuteks 120 000, mis ligikaudu 20 500 eurot on planeeritud ettevõtlustee Logotka saepaadrid omafinantseerimiseks ja teede remondiks jääb siis hankeks jääb siis 100 000 peale. Vallavalitsus, majandus- ja turvalisuskomisjoni liikmed ning volikogu esimees sõitsid sisuliselt kõik valla teed läbi. Saadud info põhjal tehti muudatused teehoiukavasse. Muudatuste tegemisel arvestati teede hetke seisukorda, see tähendab teeresii tagamist ja katendiliigi olukorda. Samuti arvestati kava koostamisel kodanike poolt tehtud avaldusi ja pöördumisi, mida oli 13. Kõik see kokku siis tehti teehoiukava, tabelis muudatused ja need liigutamised on nagu kooskõlas siis komisjoniga. Teehoiukava põhjal on planeeritud teostada teepervede äravedu, teepervede preesimist, kraavide kaevamist, truupide paigaldamist ja katendiliigi pealevedu. Sellel aastal ei ole planeeritud hindamistöid. Ja siin on ka see tabel ees, aga ma loodan, et olete sellega tutvunud ja kui saaks otsus ette, siis ettepanek on see eelnõu võtta vastu otsusena. Aitäh, Raul. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimehel Raivo Kunst, palun. Aitäh.
jah, tõesti selle teehoiukavaga on tegeldud nüüd ütleme päris pikka aega ja päris mahukalt ja et kahjuks jah, ütleme finantsilised ressursid ei luba, kuigi me eelmine aasta võtsime sellise otsuse nagu vaikimisi vastu, et kindlasti püüame sel aastal siis ütleme kilomeeter musta katta alla panna, noh, ütleme vastavalt olukorrale, mis siin maailmas sünnib ja kõik asi on defitsiit, nagu ütelda, ja tõesti oligi teha väikesed muud ettepanekud ja muud muudatused. Ja ega komisjoni põhimõtteliselt üksmeelne otsus on, et antud eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, Raivo. On kellelgi ettekandjatele küsimusi? Palun, Rein. Jah, et võib-olla, ma ei teagi, kumb meist vastata. Et kui nüüd Kaia seda mahtusid on, et ja meil ka nii-öelda tulevase perioodide teehoiu rahade mahtusid, et kas need praegu nii-öelda suures pildis, makropildis tagavad meil teede säilimise ja teede olukorra paranemise või on seda natuke vähe, et pikas perspektiivis meil tekib nii-öelda lähevad teed kehvemaks, et mis olukord seal on? Esialgse hinnangu põhjal lähevad teed halvemaks. Et kindlasti on vaja kuidagi leida, ütleme okei, meil on suure projekti, kindlasti on vaja leida kuidagi lisarahastust, et prognoosi kohaselt, mis me Lauriga oleme siin ütleme, arvestusi teinud, et vähemalt ühel aastal, Üllar on ka veidikene pundis, et põhimõtteliselt peaks olema, ühel aastal peaks olema vähemalt 500 000 ja siis hakkab ta, ütleme, jälle vaikselt loksuma paika, et siis saab tunnet vahet, aga. Palun, Rein, küsimuseks. Teine küsimus ka veel, et jätkuvalt on teed nagu kolmed grupid. Äkki oskab keegi kommenteerida seda rahade jaotust, kas te tegite mingi matemaatiliselt täpselt või nende piirkondade vahel või kilomeetrite järgi või ei olnud seal üldse niimoodi või pandi umbes, et äkki lahti seletada väheke seda nii-öelda rahade jaotust piirkondade vahel? Ei, lambist ei tulistanud. Komisjon sõitis, täpsustavad võid ütelda, et esimesel päeval oli, ma ei mäleta isegi, oli meid rohkem, jah, et me sõitsime, kaugele jõudsime, kuskil Obinitsa külje alla jõudsime esimesel päeval, teisel päeval jätkasime teine kord muidugi ja 3 päeva sõitsime, lisaks sellele me tegelesime eraldi veel tee ääre preesimisega, tellitud prees, siis tänu Urmasele veel spetsiaalselt, ma ei teagi, Soomest toodi, oli vist nii või? Soomest hotelli, jah, ütleme, spetsiaalne greider, millega ka katsetus kõik läbi viidud, ütleme, meil on nüüd pilt ees, nagu siit Raul ka oskas ütelda, et põhiliselt sel aastal pööramegi veidikene rohkem tähelepanu nende äärte äraveduga ja kuna piirkond ja klaavi tegemisega üksikud täpselt truubid on ka teada vaja, kus on välja vahetada, kohe läbi sõidul tulid välja, kus on ja neid on igas piirkonnas ja kui nüüd komisjon istus, oli kas 6. või 6. mail istusime koos 6,5 tundi, kus me lappasimegi üksi pulgi ja valmistasime ette teehoiukava ja kõik need teed me käisime läbi. Nii et kui teehoiukavas põhimõtteliselt oleks pidanud olema nagu ütleme tee, ütleme remont sel aastal, siis me mõned pidime ära lihtsalt liigutama, kuna vajadus oli teise tee äärel, teise tee remontimiseks tunduvalt suurem ja mis oli nagu ütleme juba pikali veninud, ütleme vastavalt olukorral tõugatud juba, ma ei tea, 3 või 4 aastat, selle me nagu jätsime sisse. Mis puudutab nüüd piirkondasid, seal me ei teinud niiviisi, kindlasti oleks tahtnud, et jah, ütleme see piirkond, et kuna me võtsime tee haaval läbi, kõik need teed, siis
täpselt selline vastavalt rahasummale me peame sel aastal niimoodi ja seal minu meelest on igas piirkonnas. Jah, ma oskan veel midagi täpsemalt. Aitäh, on kellegi veel küsimusi? On sõnavõtusoove? Palun, Arnold oli see. Mul lisas, et selle vreesimise kohta Eesti Vabariigi territooriumil on tehtud üks näidis vreesimine aastaid tagasi, kuhu oli kokku kutsutud kõik üle Eesti teemeistrid ja näidati seda vreesimise siis protsessi. Kuid jõuti järeldusele, et majanduslikult ei ole otstarbekas ja ei anna seda ka kasumit. Et ma ei tea, kuidas siis meil on, kui spetsialistid, ma arvan, kes on ka teedeehituse ikka õppinud spetsialistid, räägivad seda juttu. Kuidas siis meil seda hinnatakse? Oskan sulle vastata ka, ütleme, see vreesimine on nüüd selline, et kus on tee ääres selline, ütleme siis 30-40 sentimeetrit juba see vall üles, seal ei annagi see vreesimine enam tulemust, sellepärast seal on tee ääres liiga palju mulda. Aga see, mis on 10 sentimeetrine, ütleme kuskil lagi, selle, ütleme, see osa täielikult õigustab ennast ära. Kindlasti peab Greider, kuna me ei olnud seda teinud, komisjon, meil on filmitud, meil on nagu tõesti, see toimib ja siin on tagasiside on juba, ütleme, positiivne igatpidi. Jah, aga see ei olegi kõigi teede peal. Ja meil on kaardistatud teed. Reinul oli sõnavõtusoov, jah. Et valla teede küsimus on üks olulisemaid asju üldse maavalla jaoks. Ja jällegi ma pean jälle kiitma, et komisjoni, et põhjalikult, see on suur töö, käia siin mööda teid ja Kaia üle. Aga nüüd vallavalitsus pand kokku arengukava ja sinna tuleb ka see sama eelarvestrateegia, et ma arvan, et me peaks kõik nagu mõtlema selle peale, mis siin komisjonil tuli, et tegelikult seda raha, mis praegu on jaotada vähe, peab leidma siis eelarvestrateegia tegemisel võimaluse, et siis lähebki tõsta või pöörata tähelepanu rohkem selle teehoiu rahadele. Ka üheskoos saame siis sinna midagi maha mõtleda. Aitäh! Aitäh, et soovin ka ise sõna võtta, et tõesti see teehoiukava osalesin ise seal 4 päeva ja tõesti meie valla töötaja Lauri Saarel on nendest teedest ikka fantastiliselt hea ülevaade, ütleme niimoodi, ja selle sama läbisõitude käigul sai filmitud neid teid üles, ta tegi tõesti võib öelda 100 meetri täpsusega märkmeid, kust koha pealt midagi peab tegema. Ja nüüd nendest vreesimistest, et soovitan Arno minna vaatama, tegin Audiassaares lõpus 800 meetrit, ma saadan pildid, kus tõesti oli niimoodi, et oli muru, jälg, muru, või ütleme hein, jälg ja hein. Seda alt tuli välja täiesti ilus killustik. Ma selle sama Greideriga, mis on nagu segav Greider, mida ma võtsin Taure AS-ist demoks prooviks ilma ühtegi senti vallaraha kulutamata. Tegime siin 2 päeva, oli seda vist, mis me sinna kulutasime. Ja sain ise kogemuse oma tööalaselt, sai valdkogemuse ja see tee on tõesti on nüüd 2 auto laiune, seal on kruus on ilusti näha ja sellel puhul tõesti see vreesimine toimub. Proovisime seda vreesimist samamoodi. Kõigepealt proovisime niimoodi, et selle sama höövliga ööveldasime teepervi. Saime mikita meil ühe tee 2 poolt 60 cm laiaks. Kohati, kus oli tõesti mulda 20 cm, oli see muld märg, ta ei olnud kuivanud, oli probleemi, pidid seda segama, kus oli siukene 10, ilusti vedas ka see höövel, vedas selle massi ja segas segama, nii et ei saanudki aru, et see mulda peal oleks tulnud teele. Kus oli nüüd see nii-öelda see suurema, kus oli reesisime ettega, siis jäi seal teed läksid laiemaks ja ütleme, seal tõesti see toimus. Loomulikult võiks olla see frees natukene kitsam kui see 240, et selle perve freesimiseks ei reiks seda teed nii palju, aga samas purustas ta neid munakive ja see tõesti toimus. Ja käisin eelmine reede
Riigikogus Aastaküladega Kaarne oli seal kutsutud kui Luhamaa esindaja, kes kandideeris aastaselt, siis seal tõdeti ka, et maapiirkonnas, Rein ütles, üks kõige tähtsamaid asju on teed, mis seal väikses ümarlauas lõpus tõdeti, et räägitakse internetist, et ei ole see tähtis, nii tähtis nagu ikkagi teed, et kõik külad seal 15 põhimõtteliselt rõhutasid, et oleks fantastiline, kui me saaksime musta kattega sõita koju, et suur aitäh igatahes komisjonile ja Laurile, et tegelikult see oli suur töö, mis see aasta ära tehti, et mina oma ka pikas praktikas ei ole sellist teehoiukava koostamist näinud. Kes Arno oli ka? Luba vastulause. Ma ei võtnud seda kuskilt niisama, ma konsulteerisin ikka teedespetsialiste, kes on elukutsed teedespetsialistid. Aitäh. Palun, Raivo. Ma tahtsin lihtsalt täpsustavalt, et sel aastal me tegime nagu ütleme eksperimentaalvariandina, kuna me ei teadnud, kas see on tulemuslik või ei ole. Me nägime, et see on tulemuslik, seda hakkame ütleme osaliselt juba sel aastal nagu kasutama ja teehoiukava nagu aru saate, et esialgu ta on kuni aastani 2025. Et seda ka järgmine aasta ja kõik, et ühe aastaga me ei suudagi seoses arvestanud neid finantspooli, me ei suudagi teha, et kuigi jah, siin, et circa 500 000 oleks, nagu ütleme, et siin me saaks nagu ütleme üle poole kõik ära teha korraga, aga okei, tood oleks. Nii, aitäh, on veel kellelgi sõnavõtusoove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 4, Setomaa valla teehoiukava aastateks 2022 kuni 2025 kinnitamine. Kes on selle poolt, palu käetõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik 14 kohal olevad liikmed on selle poolt. Seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Nõusoleku andmine Värska alevikus Järvesuu tänav 4, Järvesuu tänav 2 ja Järvesuu tänav 2A kinnisasjade vahetamiseks. Ettekandeks palun sõna Eerika Joonas. Käesoleva eelnõuga on siis ettepanek anda nõusolek nimetatud kinnisasjade vahetamiseks. Põhjuseks on see, et Järvesuu tänav 4, Järvesuu tänav 2, 2A ja ka 6 Järvesuu tänava kinnistutele kinnistumaale on algatatud detailplaneering, millega siis rajatakse uus kauplus uues asukohas. Praegune turuplats nihkub praegu olemasoleva kaupluse asukohale ja need maad saavad siis nagu uue rakenduse ja tuleks ka siis omanike vahetus ja Coopi ettepanekul oleks siis kinnisasjade vahetamine praeguses etapis vajalik, et oleks kinnisasju nagu parem kasutada ja majandada ja hakata ehitama. Et siis Järvesuu tänav 2 ja 2A kinnistud kuuluvad Põlva Coopile ja need antaks siis üle Setomaa vallale ja Setomaa valla kinnistu Järvesuu tänav 4 siis vastu Coopile. Näitan teile ka kaardil seda planeeringu ala ulatub siis üle nende kinnistute siin. Järvesuu tänav 2, 2A on siis Coopi maa ja ka Järvesuu tänav 6 kuulub Coopile. Ja nende vahel olev Järvesuu tänav 4 kinnistu on Setomaa valla omandis. Et siis vahetatakse välja need kinnisasjad ja detailplaneeringu ülesanne on siis maakorralduse abil need hindalade täpsustamine, et ruutmeetri pealt saaks siis omandid nagu nii nagu nad praegu on. Ja
mis ma siin veel siis loen? Ettepanek on siis anda see nõusolek, et Järvesuu tänav 4, mis on üldkasutatava maa sihtotstarbega, anda tasuta üle Põlva Coopile, Järvesuu tänav 2 ärimaa ja Järvesuu tänav 2A ärimaa vastu tasuta ja volitada notariaalset asjaõiguslepingut sõlmima Erika Joonas ja anda õigus ka leppida kokku käesolevas otsuses nimetamata lepingu tingimused, mis võivad tulla vajalikuks siis notari juures, et kui lepingut sõlmitakse, lahendamata küsimusi täiendavalt kajastada. Ja lepinguga seotud notaritasud oleks siis Põlva Coopi kanda ja ka riigilõivud. Aitäh, Erika. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimees Raivo Kunst, palun. Jah, komisjonis oli antud eelnõu arutusel ja lühidalt ütlen, et komisjoni ühine otsus oli, et eelnõu otsusena vastu võtta, kuna tegemist on väga, nagu Erika mainis ka, et planeeringuga aetakse need siis ütleme 50-50 maad nagu võrdseks. Ja mulle tundub, et meie, ütleme, antud momendil kindlasti rohkem puudutab võib-olla Värska rahvast, aga ikkagi kõiki seda rahvast, et olukord on tolles mõttes nii hea, et kui mujal pool näed, et on olukord, kus isegi ei ole vist kauplust olnud, et siis meie puhul on väga hea lahendus, et enne ehitatakse uus valmis ja alles siis läheb korra lammutamisele ja see on ikka mõneaastane nagu protsess, aga pood toimib kogu aeg. Aitäh, Raivo. On küll küsimusi ettekandjatele? Palun, Rein. Mul on Erikale küsimus, et asjaõigusleping sõlmitakse, sulle antakse volitus, et vahetustehingut kui sellist vist ei ole, et seal oleks nagu kinnisasja müügilepingud sõlmitakse, mis tähendab seda, et seal hinnatakse seda kuidagi rahaliselt ära, öeldakse, et see maksab X summa, selle eest ostab üks selle ja teine ostab teise käest samas summas siis ilmselt, kui on tegemist vahetusega ainult. Aga nii, et kas sellest nüüd ei teki mingit probleemi, et ma ei ole päris kindel, praegu mul see küsimus tuli, et antakse nõusolek vahetuseks, aga juriidilises mõttes vahetustehingut ei toimu, toimub ostu-müügitehing. Et kas siin ei või nagu probleemi tekkida? See oli mu esimene küsimus. Kindlasti notar küsib seda väärtust ka. Et me oleme seda Coopiga rääkinud ja vallamaa kohta on meil raamatupidamislikult ju... Minu küsimus oli selles, et sina vahetuseks, et kas seda tehingut nagu ei ole olemas, et kas siis ei teki probleemi? Kindlasti võrdses väärtuses ju praegu. Vahetust. Ruutmeetrite poolest on see ligilähedane, aga kui seda maal asuvat vara hinnata, siis seda ei ole, aga meie nagu mõte on ju see, et need saavad ju kõik nagu ümber ehitatud ja seda teeb ikkagi planeeringust huvitatud isik ja see leping sõlmitakse planeeringu koostamise ja elluviimise leping sõlmitakse ju eraldi veel kokku. Rein. Jah, sa juba, sa natuke vastasid ka mu teisele küsimusele, mida ma tahtsin küsida. Volitus on nagu volikogu poolt väga lai. Siin on kirjas, et anda õigus leppida kokku käesolevas otsuses nimetamata lepingu tingimused.
kui esimeses punktis on justkui vahetusega, mis eeldaks, et need on nii-öelda samaväärsed, et ongi toimub kui vahetus ja muid ei ole, aga ilmselt seal tekib küsimus, kuna üks on hoonestatud kinnistu ja teine on hoonestamata kinnistu, noh, pindalalt on ka natukene erinevad, et seal tekivad tegelikkuses mingisugused hinnavahed, et üks on kallim kui teine kinnistu, noh, turuväärtuses. Mida me siis nagu teada saame, et mis hinnaga me siis peame ostma selle praeguse poe kinnistu, et kas see on 27 miljonit või on see 10 eurot või on see 5 eurot, et sellega tekib ju kohustus vallale, et kui me seda tänasel hetkel ei tea, siis me tegelikult anname carte blanche'i, et võib kokku leppida ükskõik milliseid tingimusi. Et noh, selles mõttes, et see on sihuke avatud volitus, et see teeb mind nagu natuke murelikuks. Tasu andmata ja tasu saamata need vahetada ja see hind või see väärtus on oluline lepingu sõlmimisel ainult selleks. Hallo, te küsisite küsimuse? Jah. Ma nagu vastan seda, et kui me räägime nendest kinnistute väärtustest, et need ongi erinevad, aga need on olulised lepingu sõlmimise juurel notari jaoks sellepärast, et määrata sinna riigilõiv. Kui lepingu pooled lepivad kokku, et nad teevad selle vahetuse või ostu-müügi tasuta, siis ju nii ongi. Ja meie küsime praegu volikogu luba teha seda tasuta. Üle ette euro. Ma ei saa rohkem küsida, aga täpsustan, et praegu on see ikkagi see eeldus, et eeldatavasti on see praegu Coopi kinnistu kallim, kuna see on hoonestatud ja nii edasi, et vallale ei tule sellest peale seda tehingut mingeid võlgnevusi või kohustusi Coopi ees. Seda peenikesest kirja ei ole seal. Ma kommenteerin, mul oli ka komisjonis sama küsimus oli ja kuna see Coopi maad on kõik ärimaad, meie maad on üldkasutavad maad, siis isegi kui kinnisvara hindamist teha, siis kindlasti see ärimaa väärtus on suurem kui üldkasutava maa väärtus. Ja kui nüüd anda see tasuta, Martin vist äkki seda kommenteeris sellel hetkel ka, et mina ütlesin ka, et panna punkt näiteks sisse, et ühikud jäävad samaks, ruutmeetrid jäävad samaks ja praegu on väike erinevus on ju sees. Et jääda samaks, siis me minu arusaamärgi anname ka õiguse praegu teha see tasuta vahetus üks ühele, mitte midagi rohkemat. Ja see lepingu tingimuste osa on minu arusaamärgi selline, et ongi see, et need ruutmeetrid detailplaneeringuga, mis notarilepingus sisse panna, et need vahetuse käigus need kinnitused tekiksid samasugustes nii-öelda suurustes. Enam puudutud ka näeb Coop. Nii on kellelgi veel küsimusi ettekandjatele. On sõnavõtusoove? Palun. Jah, et kuna praegune volikogu otsus praeguses sõnastuses jätab mõned asjad täpsustamata ja mõned asjad natukene avatuks. Ma saan aru, et neid asjaolusid kõiki ka ei tea, sellepärast, et leping on veel ei ole ette valmistatud üldse, notar pole seda arutanud, on ju. Et selles mõttes mul oleks ettepanek, et vallavalitsus jõuab selle tehinguga sellise selguse tasandini, et on notari juures leping ette valmistatud, siis on ka teada seda, et kas sellisel kujul tegelikult volitus nagu töötaks, sest ma ütlen, et siin on vahetus sees, äkki peaks andma volituse ostumüügi lepingu sõlmimiseks, sest võib juhtuda, et notar ütleb, et see volitus nagu ei ole piisav. Ja teine asi ka see, et mis puudutab seda varade maksumust, et praegusel juhul või lisakohustusi või lisalepingu tingimusi, millele me anname volituse sõlmida, et neid sellised ebamäärased tingimused välistaks, et ma teeks küll ettepanek, et täna mitte vastu võtta, enne kui on notari juures täpselt need
nii-öelda leping ette valmistada, et me näeks ka võib-olla seda ettevalmistatud lepingut ja siis selle põhjal näeksime, et vallale ei tule mingisuguseid lisakohustusi või kompenseerimiskohustusi ja siis teha see otsus. Aitäh, ma küsin nüüd vahel, et komisjonis oli küll juttu, et mis põhjusel meil oli vaja see nagu nüüd, et saaks detailplaneeringusse minna, et oleks juba nagu vahetusotsus nagu ära tehtud. Mis see põhjus oli, et selle detailplaneeringu ootamiseks, see oli vajalik? See on sellepärast vajalik, et seda, kuna need piirid nagu muutuvad või ütleme, et see maa omand on nagu vahetab asukohta, siis me ei saa seda teha ainult läbi detailplaneeringu ja maakorraldusliku nagu piiride muutmise, et see on kinnisasjade vahetamine ja see soovitus tuli ka pöördume kirjalikult Maa-ameti poole, et kuidas me nagu selle detailplaneeringuga peaksime edasi minema, siis Maa-ameti soovitus oli ka teha see kinnisasjade vahetamise idee nagu eraldi ja siis teha maakorralduslikult piiride muutmine. Noh, ma kujutan ette, et Coopil on siis tekib selle planeeringu järgi üks suur kinnistu, eks ju, ja vallal siis ka ühe maatükina see, mis praegult on seal siis järjest 2 ja 2 aastat. See on see, et me ei saa nagu seda lihtsalt ainult detailplaneeringuga lahendada, et nagu nii me peame notaris tegema selle piiride või siis maatükkide vahetuse. Kas me nimetame seda vahetuseks, ostuks müügiks, et asjaõigusleping on see, mis siis panebki selle täpselt paika. Et me oleme koostööd teinud Coopi juristiga, esindajaga, kes nagu ka on läbi vaadanud selle volikogu otsuse eelnõu ja siis ka muidugi see Maa-ameti kiri, mis tuli. Sellepärast me tahaksime vahetusest teha, kuidas teha. Selge, aitäh. Et saan Rein aru, et sa teed ettepaneku. Ei saa vist ilma. Ma täiendan Reinult ka, et idee pärast poodi on vaja, on nõus, aga et see lepingu tingimused millest me ei tea, me võime võtta, sest tegemist on ikka äriga, tõsise äriga ja mis nõuab raha, et siis võib öelda, et kuule, et aga ma ei olegi sellega nõus, nüüd ma kasvatan selle vahe mulle kinni, mis siis juhtub, siis me enam meil sõna öelda ei saa. Et äkki ikka saaks täieliku selguse. Saab küll siis. Ei saa, siis enam ei viska, et okei, et ma ainult nõus, ma olin meelte segadus. Et äkki ikka peatuks jääks Reini ideega nõusse, sest samad küsimused olid ka mulle, et mis siis juhtub. Nagu selleks me lepingut teemegi ja me tahame ju seda kõike saada tasuta, et ainult kulutusi kannab ju ainult huvitatud osapool, et valda nagu... Punkt 2 ütleb, et see on kõik võimalik. Palun Rein veel. Kui tohib veel täpsustan oma ettepanekut, et väga lihtne on ette valmistada see notariaalne leping, et siis on kõik tingimused teada ja näidata seda ka volikogule, et siis on kõik need lisad meil teada ja me saame teha teadliku otsuse. Et selles mõttes see ei nõua isegi väga palju aega, me võime ka järgmine volikogu selle otsuse langetada, et selle aja jooksul jõuab selle nii-öelda lepingud ette valmistada, et me ei annaks volitust sellele tehingule, mida me ei tea, millel me anname lihtsalt loa, et võib kõik igasugused tingimused kokku leppida, et me näeks ka seda lepingut. Aitäh. Ma saan nüüd aru, et veel sõnavõttu soovib. Võib-olla lihtsalt Reinu mõtte täienduseks, et kas sellest oleks abi, kui nüüd volikogu annab nagu Erika, ütleme, volitused või loa selle notari kõiki tehingud ette valmistada. See saab nagunii on volitus. Selleks ei ole mingit. Ma praegu, Rein, nüüd on kahe vahel näiteks nüüd sinu ettepanekut, et peaks panema nüüd hääletamisele või kuidas sa teed selle kirjalikult? No, vaata, mul ei ole mingit, ei saagi olla. Eelnõu on toodud volikokku, on päevakorras, läheb hääletamisele, selle poolt saab hääletada, saab vastu hääletada, saab erapooletu olla. Et mina arvan, et see ei ole mõistlikuna vastu võtta, mina olen vastu. See on sinu arvamus, jah. Et ettepanekut sul sellist... Mul ei ole muudatusettepanekut. Jah, muudatusettepanekut ei ole. Selge.
aru saada. ja tagasi võtta ka ma ei saa, see ei ole minu. Nii, kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis panen hääletamisele päevakorrapunkti number 5, nõusoleku andmine Värska alevikus Järvesuu tänav 4, Järvesuu tänav 2 ja Järvesuu tänav 2A kinnisasjade vahetamiseks. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. 8 poolt, kes on selle vastu? 2, 3, 5. Siis 6 on vastu, seega erapooletud ei ole. Seega on otsus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 6, Setomaa vallavolikogu 29. oktoober 2020, määrus number 15, Setomaa valla raamatukogu põhimäärus muutmine. Ettekandeks palun Karin. Tere kõigile. Eelnõu lihtne ja lühike, seoses siis Luhamaa külakeskuse avamisega ja vallavalitsuse teeninduspunkti ja Setomaa vallaraamatukogu Lütta laenuspunkti kolimisega sinna on siis ettepanek nimetada laenutuspunkt ümber Luhamaa laenutuspunktiks ja siis täpsustada küla nime, et Lütta küla asemel asub siis Mäeskülas. Aitäh, Karin. Kaasettekandeks komisjoni esimees Oliver Lillestik, palun. Aitäh. Komisjoni ettepanek on antud eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh. On kellelgi küsimusi ettekandjatele? On sõnavõtusoove? Ka ei ole. Täpselt nii. Panen hääletamisele päevakorrapunkti number 6, Setomaa vallavolikogu 29. oktoober 2020, määrus number 15, Setomaa valla raamatukogu põhimäärus muutmine. Kes on selle määruse eelnõu poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik 14 poolt, seega on määrus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 7, avaldused, kirjad. Ei ole kellelgi, minule ka ei ole ühtegi avaldust ja kirja tulnud. Nii, soovib keegi sõnavõttu selle punkti juures? Ei soovi. Siis päevakorra, mina soovin öelda selle punkti juures. Sorry, eelmine kord saatsin teid kultuurimaja juurde laadale, valel kuul, aprillikuul. Käisin koha peal, mitte keegi kohal ei tulnud, kus te kõik olite. Ja samal ajal oli seal noored ettevõtjad, on ju kedagi olnud, aga nüüd see laad toimub sellel nädalavahetusel. Ma loodan, et kui korraldad nüüd alt ei vea, siis jah, eelmine kord oli õpilasfilmade raad ja samal ajal. Seal ka ma kedagi ei näinud. Ja järgmisest istungist. Järgmine istung meil tööplaani järgi on, peaks toimuma Värskas 30. juunil ja eesseisus on ka Värskas 22. juunil kell 10 on mul märgitud, aga mul märkmik jäi laua peale, et ma ei tea, mis põhjuses oli, aga kui me selle kutse ka täpsustame. Aga 30. juuni volikogu saab meil toimuma natukene varem, arvatavasti kell 2 ja sellises vabamas õhkkonnas ja varuge ka endale pärast aega, et natuke suvepuhkuseks ennast ette valmistada. Ja kuskil Värska piirkonnas see toimub. Sellega on see tänane volikogu istung lõppenud. End läinud. Kohe.